Head kuulajad, minu elu on täna eeskätt kirjutava ja olles teises järjekorras kõneleva inimesena väga lihtsaks tehtud. Sest mis oleks parem ühele keskpärasele kõnemehele kui see, et riik ja rahvas on talle dekoratsioonid ja ametliku tähtpäeva ette andnud, seega head lipupäeva kõigile. Loomulikult on esimene mõte siis, et kui juba on lipupäev, et siis ma peakski minema seda kõige lihtsamat teed mööda, rääkima Eesti lipu sünnist, ajaloost, kõigist nendest kuulsatest inimestest, kes on sellega läbi ajaloo seotud olnud, saaks klassikuid tsiteerida, öelda, mida Heinrich Rosenthal ütles lipu pühitsemisel ja mida tegi Peeter Hellat ja mida tegi Christoph Beermann. Aga see oleks kõik väga kena, saaks olla patrioot ja lõpuks on lõputu kordamine ju ka osa õppimisest ja osa järjepidevuse kultuurist. Aga lipupäeva mainin ma siin, kuna ta on aktuaalne ainult eeskätt seetõttu, et see lipupäev üleüldse on 4. juunil, on juhus. See ei pidanud nii minema. Need, kes Eesti lipu värve valisid juba aastal 1881 ja kes selle protsessi lõpuks siis ka lipu valmiseni ja pühitsemiseni jõudsid, ei kavandanud seda sugugi 4. juunile, vaid mõnevõrra varasemale ajale, mis uue kalendri järgi oleks 7. aprill. Võib-olla on hea, et läks teisiti, sellepärast et siis on tõenäoliselt parem ilm ja mõnusam on seda päeva tähistada ka välitingimustes. Aga igatahes ei õnnestunud neil toona täitsa proosalistel ja ettearvamatutel osaliselt põhjustel. Nimelt need, kes pidid kohale tulema, ei saanud kõik Tartusse kohale tulla, sest tänases mõttes siis Maanteeamet ei olnud hoolitsenud piisavalt teede korrashoiu eest ja paljude tulijate jaoks olid teed läbipääsmatud, teistel aga oli liiga palju tööd. Ja nii see spontaanne otsus siis aprillis vastu võetigi, et teeme siis hoopis juunis. Kui kõik saavad ja teeme hoopis Otepääl, kus on omad mehed platsis ja nii edasi. Nii et tagantjärele tundub see kõik nii, nagu see oleks olnud väga hästi ja pikaajaliselt planeeritud. Võib-olla, et tänases mõistes oleks pidanud olema lausa olemas Eesti lipu tegemise strateegia, kuid seda ei olnud ja me oleme tagantjärgi fikseerinud selle juhuse. Ja ma osutan sellele sellepärast, et selle kõnevooru siin ülesande püstitus on ju olnud tuleviku ennustamine ja selle kirjeldamine, et kuhu edasi ja kuidas edasi, ehk siis kuhu me siis nüüd 10 või 15 aasta pärast peaksime olema välja jõudnud, milline see ühiskond on ja millised inimesed. Üks vastus sellele on väga lihtne ja selle koha peal võiks ka lõpetada. 12. mail kiitis Riigikogu 71 poolthäälega heaks arengustrateegia, sellise üldstrateegia Eesti 2035 ja seal on kõik kirjas, kus me oleme aastaks 2035 ja seal on öeldud, et Eesti on 20 aasta pärast maailma parim paik elamiseks ja töötamiseks. Eestis elavad ilusad, tegusad ja terved inimesed laitmatu kvaliteediga elukeskkonnas, õnn on majas ja jääb isegi üle ja ainuke, mida ei ole veel väga täpselt teada, on, et kui suur see õnn on selles niinimetatud mõõdikute keeles. Kuna mul ei ole siin keeletoimetajat, siis ma saan seda sõna valesti kasutada. Niimoodi. Aga loomulikult on tegelikkus natukene kurvem ja kurb on öelda, et aastaks 2035 väga suure tõenäosusega või peaaegu et kindlasti ei ole juhtunud see, mis on selles strateegias kirjas. Ja esiteks võib ikkagi ka pärast kinnitamist küsida, et kas see üldse on ikkagi õige suund. Me oleme kuulnud, et peaaegu 20 000 inimest on selle strateegia koostamisel osalenud ja see on päris suur hulk, et see ei ole nii-öelda kabinetivaikuses või tagatoas sündinud dokument, aga ikkagi on see õige suund ja kes seda soovib õigupoolest? Kas seda soovivad inimesed või soovivad seda hoopiski
parteid, kelle esindajad Riigikogus on selle strateegia heaks kiitnud. Igatahes selle strateegia puhul on hea pool on see, et tema üldsõnalisus on sedavõrd suur, et tagantjärele võib selle täidetuks kuulutada igal juhul, mis ka tegelikus elus ei juhtuks. Nüüd, miks ma olen kahtlev või miks ma arvan, et seda ei juhtu? Sest ometigi meie ajalugu kinnitab meile, et peaaegu et võimatu või päris võimatu on ikkagi olnud saavutatav ja miks ta siis ei peaks edaspidi olema. Meil on vaja kasutada ära oma õiged hetked ja nendel hetkedel, õigetel hetkedel peavad meil olema õiged juhid. Niisama lihtne see ongi. Aga hetki millegi õige ja vajaliku tegemiseks on minu arvates väga palju ja peaaegu kogu aeg on aeg õige millegi tegemiseks. Isegi suurte muutuste hetki tuleb väga tihti ette, aga hoopis haruldasem ressurss on õigel hetkel õiged juhid. Neid tuleb ette harva või siis on nad kuskil vales kohas ja valel ajal ja seetõttu ma ennustangi, et muutused, mida loodavad ja kirjeldavad optimistid, idealistid, utopistid ja teised kahe jalaga maa peal olevad inimesed, ei tule meile suurel kiirusel ja hulga kaupa. Muutusi peaks juhtima nimelt, aga nii palju kui mina ühiskonnast aru saan, siis meie kokkulepitud juhtimissüsteem neid muutusi juhtida ei võimalda. Kui me tahame muutusi tulevikus, siis peaks alustama juhtimissüsteemi muutmisest. Me elame ülemaailmse klišee järgi juba aastakümneid aina kiirenevate muutuste ajajärgul, aina turbulentsemas ja aina ohtlikumas maailmas, mida pikem on rahuaeg, seda suurem tundub olevat vähemasti kõikvõimalike relvastusprogrammide järgi sõjaoht, mis kohe-kohe on ukse taga ja nõnda edasi. Õpetus kõlab, et ka paigal seismiseks peab aina kiiremini jooksma, kõiki vanu asju, mida alati on tehtud, peab tegema järelikult aina rohkem ja aina paremini ja kui jõudu üle jääb, siis veel uusi asju ka. Üksikisiku tasandil tähendab see tegelikult minu arusaamist mööda enda surnuks töötamist ja ühiskondlikul tasandil võib-olla, et peaaegu et sedasama, kui püüda aina rohkem. Eraldi küsimus on see, et kas ikka muutusid ja kasv seal hulgas, mille tahes kasv siis kiireneb kogu aeg. Minu meelest mitte. Muutused ei kiirene ja ma väga lühidalt oma 4 teadliku elu aastakümne jooksul kogetut iseloomustan. Minu tähelepanekud sellest oma teismelise east kuni tänaseni on need, et muutused on jäänud aeglasemaks ja tühisemaks. Sest kui me võtame 80-ndad, siis minule oli teismelisena 80-ndate aastate alguses objektiivsele informatsioonile toetudes enam-vähem selge, et Nõukogude võim ei kesta siin enam üle 10 aasta, vaid pigem vähem. Ja seetõttu tundus mulle ja minu eakaaslastele ja mitte ainult hiljem olen ma märganud, et väga paljud minust vanemad inimesed, kes olid siis juba tööeas ja nii edasi, mõtlesid samamoodi ja valmistusid vaikselt selleks, et ühel päeval on see päev käes ja mitte kauges tulevikus, kus tuleb hakata ka avalikult teistmoodi elama ja tegema väga teisi asju, kõike muutma, mis on pea peale pööratud. See on mul tagantjärele tarkus, aga nüüd ma olen märganud või tagantjärele mõelnud, et nendeks uuteks oludeks vajalikud juhid, rahvajuhi, mitte niivõrd riigijuhi ja aparaaditöötaja tähenduses, olid selles ühiskonnas olemas ja aeg-ajalt nad andsid ennast märku ka, mõned üksikud dissidentidena, mõned natuke leebemas vormis, olgu see siis kas või need inimesed, kes kirjutasid alla 40 kirjale või paljud muud. Ühesõnaga need, kes selle välise ja formaalsega, mida Nõukogude võimendust kujutas, kaasa ei läinud, vaid elasid ja tegutsesid teistmoodi. Ja ei läinud kaua, kui nende järele suur vajadus oligi käes ja see, mis juhtus 90-ndatel, see pööraste muutuste ja ühiskonna pea pealt jalgadele keeramise aeg, oligi nende aeg. Kui me vaatame seda või võrdleme, et milliseid inimesed ühiskonda, millise kvaliteediga, millise teadmiste taustaga, millise moraaliga inimesed juhtisid seda ühiskonna elu ja neid muutusi 1990-ndatel,
ja võrdleme seda hilisemate kümnenditega, siis aitäh nende 90ndate eest, kui muutused olid kiired, vägevad, elu oli põnev igapäevaselt, nagu ta tänapäeval seda enam sugugi ei ole. Muidugi võib öelda, et selle sajandi 20 on olnud ka väga justkui kiirete muutuste aeg. Minu meelest mitte. Me oleme vormistanud ja paiganud ja parandanud ja natukene kohendanud seda, mis võideti 90ndatel kätte, ja see on võimaldanud muidugi juhtimises hoopis teisi põhimõtteid kasutada. Ja teisalt võib muidugi küsida, et aga kas ikkagi, kui me meenutame 20 aasta tagust, kus väidetavalt pool ühiskonnast oli muutustest väga väsinud ja enam ei tahtnud uusi või oli neist maha jäänud, ei suutnud kohaneda, et kas me ikkagi oleksimegi tahtnud. Mina isiklikult oleks tahtnud, et muutuste tempo oleks püsinud, sest iga muutus tähendab uudist ja ajakirjanik ei saagi olla muud kui ainult kehastunud uudishimu. Ja nagu see sõna uudishimu ütleb, kui uudist ei ole, siis jääb himu rahuldamata. Ja sellepärast ma virisen ja vingun kogu aeg, et ma ei saa igapäevaseid põnevaid uudiseid muutuste kohta, vaid aastaid kestnud juba peenhäälestust või veel peenemat häälestust, mis ei tähenda enam üldse mitte midagi lõpuks. Mis siis on juhtunud? Ja küll, üks on see, et jäime loorberitele puhkama võib-olla, kui me saavutasime oma suured eesmärgid, suured formaalsed eesmärgid, kuuluda sinna, kuuluda teisale ja nõnda edasi. Aga mis juhtus ka, on see, et me kõike muud olime võimelisime muutma ja arendama, aga jätsime unarule ühiskonna ja selle riigi juhtimissüsteemi arendamise, muutmise oludega kaasamineku. Nagu Marju Lauristin hiljuti ühes Sirbi numbris osutas, hakkasime me Eestis 30 aasta eest mõningase naiivsusega üles ehitama klassiühiskonnale tunnuslikke massiparteisid, erakondi, mille aeg õigupoolest, nagu hiljem on selgunud, hakkas maailmas seoses klassiühiskonna oma 20. sajandi kujul kadumise või muutumisega läbi saama. Nii et tuleb välja, et me aretasime lootusrikkalt veohobust, kuigi ümberringi oli juba mitmel pool autotööstus käima pandud ja nüüd on meil üks väga valmis ja väga töökorras hobune, veohobune, ta on vana ja konkurentsivõimetu, kuid vabatahtlikult ära ka ei sure, vaid muud kui küsib, aga süüa juurde. Nii et tegime parteid ja mis neist sai? Suurte rahvaparteide asemel sai sellest väikese käputäie võimumonopol. Ja tänaseks võib öelda ka, et üldises demokraatiat, vabadust ja õiguskorda ihkavas, austavas, armastavas ja jälgivas ühiskonnas on sellest saanud selline ebademokraatia kants või oaas, aga oaas on imelik öelda, oaas on ju hea, aga see on halb. Nii et on ühtpidi väga loogiline, et sellest kasvukeskkonnast, kus meie tänased ja tulevased juhid arenevad ja mis on sisemiselt ebademokraatlik, sest et ei ole midagi olematumat kui erakondade sisedemokraatia, nagu igaüks, kes asja uurib, võib kindlaks teha. Nii et sellises kasvukeskkonnas kujunevad hoopis teist tüüpi inimesed välja kui need, ütleme, kes olid meie juhid 25 aastat tagasi suurel teal. Selles keskkonnas, kus kasvavad meie uued juhid, on edasijõudmiseks määravad hoopis teistsugused omadused ja teadmised, kui minu meelest vaja oleks, teistsugused oskused, teistsugune moraal. Ja kui me võrdleme seda kõikjal mujal ühiskonnas toimuvas, kuidas sünnivad või saavad ametisse juhid ettevõtluses, vabakondlikes, vabaühendustes, ühiskondlikes organisatsioonides, isegi avalikus teenistuses, siis igal pool on mingisugused miinimumnõuded, avalik võistlus ja üldjuhul peab ütlema, et parim võidab ja suudab ennast siis ka tõestada, kui tõestada lastakse vähegi. On meil mõningad värsked näited ka selle kohta, et sõltumata sellest, kui hea sa või halb sa oled, ajaleht Postimees võid sa ikkagi juhatada ainult 1 aasta. Nii et paneme siia võrdluseks välja siis erakonnad. Võistlust
juhtivatele kohtadele. Reeglina ei ole, mõnikord on see lavastatud. See, kes saab erakonna esimeheks, ei ole mitte erakonna üldkogu otsus niivõrd, kus on enamus liikmetest oma häälega esindatud ja kes teevad suurest hulgast võimekate inimeste seast oma valiku. Mõnikord on 1, mõnikord 2, aga see tundub kõik väljaspoolt vaadates eelnevalt kokkulepituna, nii nagu ka erakondade juhatuste moodustumine. Ja mõnikord, nagu me teame hästi, on tegemist varjamatu sohi tegemisega selles protsessis. Teisalt võib öelda, et mis siis sellest, et riigivõimu valitavatesse kogudesse ju valitakse ausatel, vabadel ja nii edasi valimistel, millel on päris head reeglid inimesi. Aga häda on selles, et meie kodanikena saame küll valida kandideerijate hulgast parimaid, aga me ei saa kuidagi mõjutada seda, kes üldse kandideerivad. Ja kui meile pannakse kaunis kehvakesed pikad read ette, siis mida sa selles olukorras teed? Me teame ammu enne korralisi valimisi, et meil on valida maksimaalselt 5 või 6 peaministri hulgast üleüldse. Ja eelnevalt ei ole neid väga hästi kontrollitud, ei teadmiste ega moraali poolest. Me tegelikult ei tea, kuidas nad oma ametis hakkavad hakkama saama. Ja viimased aastad on kinnitanud, et me peaaegu juba teame, et võta üks või teine liiga hästi ei saa hakkama. Nüüd küsimus on, et miks siis ei tule sinna teistsuguseid inimesi? Erakondade sisemise arengu tagajärjel on juhtunud niimoodi, et seda tüüpi inimestel, keda ma siin põgusalt kirjeldasin ja kes olid valmis ja rahvast juhtima 80. ja 90. aastatel, nendele sellise kvaliteediga juhtidele on tehtud ette nii pikk ja nii alandav teekond selleks, et saada oma erakonnas piisavale positsioonile, et saada korralik pakkumine nii-öelda juhtimisteenuse osutamiseks. Et sellest lihtsalt hoitakse eemale ja õnneks meie vabas ühiskonnas on nii palju teisi ja toredaid tegevusi alasid, et inimestel on võimalus ennast realiseerida nii paljudel muudel aladel, et vähe ahvatlevale ja mingisuguse enesealanduse vaheetapiga seotud positsioonidele nii väga ei pingutatagi, ei püütagi. Seega, aegunud juhtimiskorraldus on minu arusaamist mööda ühiskonna arengu kiirete soovide ja muutuste põhiline ja peaaegu et ainus pidur. Ja kui mõelda, et millist kurja parteid ja nende kaudu ja meelevalla järgi ühiskonna arengu otsustamine on meile teinud, siis otsest kurja võib-olla ei ole, aga kindlasti võib öelda seda, et me oleme väga suure osa oma potentsiaalist, mis tegelikult olemas on, kasutamata jätnud. Ja seda võib igaüks endale vaevata tuletada, et see nii just on, kui mõtleb näiteks märksõnadele põlevkivi energeetika, eestikeelne kool ühtne, põhjamaine hoolekandesüsteem. Me oleks kõike saanud teha palju rohkem. Meil võiks olla ammu valmis avamere tuulepargid ja nõnda edasi, mida me praegu suure vintsutuste saatel alles arutame ja valmis kuidagi ei saa. Et me oleme mõnegi oma võimaluse lihtsalt ära visanud. Aga see on ainult üks näide. Neid on paljudelt aladelt ja asi ei ole takerdunud mitte teadmiste ja oskuste taha selles valdkonnas, vaid otsustamise taha. Aga muidugi on teada ka see, kuidas põhimõtteliselt olukorda saaks muuta. Aga see on muidugi eraldi teaduse ja konverentside teema ühelt poolt ja siin ma detailidesse ei lähe, aga et oma jutu lõppjutu algusega kokku viia, siis ma lubasin, et ma ei tsiteeri Heinrich Rosenthali, aga ma nüüd teen seda lõpuks ikka. Ja nimelt on Heinrich Rosenthal oma äia Johann Voldemar Jannseni kohta oma mälestustes kirjutanud nii. Jannseni põhiteene seisneb rahvusteadvuse ning rahvustunde äratamises. Tema üksi viis selle mõtte ellu. Ta ülendas talupojarahva Eesti rahvaks. Kuni tema ajani ei saanud need, kes talupojad polnud, ka talurahva hulka kuuluda. See on loogiline,
Seepärast tuli igaüht, kes oli saanud saksakeelse hariduse ega olnud põllumees, pidada sakslaseks. Alles Jansen lõi selle üldlevinud seisukoha kõikuma, see on tema vaieldamatu teene ning tema tegevuse põhitähendus. Alles sellelt aluselt sai võimalikuks luua Eesti seltsielu, kutsuda ellu rahvuslikud peod, millest said alguse hilisemad kultuuripüüdlused. Nüüd mugandades ja kohandades seda tänapäevastesse oludesse, seda tsitaati, siis eks me võib-olla vajame jälle ühte Jansenit, kes näitaks ja suudaks ka siis praktilises elus või võimuvõistluses tõestada, et ei ole nii, et võimurahva hulka saavad kuuluda ainult parteilased. Ma arvan, et selline taevariiklik Eesti on võimalik pigem parteitul, mitte parteilisel juhtimisel. Tänan.